Kus sa meid siis praegu viid? Siin on siis nii-öelda minu korrus. Aha, sul on eraldi korrus lausa. Minu tuba. Ja... Kas sinu pildid on siin seinte peal, jah? Jah. Ja kui vana sa olid siin? 12. 12. Ja praegu sa oled? 15. 15, okei. Siin ma siis elan. Väga armas. Siukestes tubades siis sirguvad noored modellid. Ja, võimalik. Kuule, ma näen, et sul on seal jube palju mingit medaleid ja värke, et milleks see tüüruk tegeled meil? Spordiga, tantsimisega, laulmisega, klaveriga, no jah, kõik vist. Ja medaleid sa oled siis noppinud ja korjanud mingitelt uhketelt võistlustelt või? Jah. Nagu näiteks? Nagu jooksmine, kaugusüpped erinevad ja siuksed asjad. Ja lauluga tegeled ka, mul ema kiitis seal allkorrusel, näitas meile klaverit ja igasuguseid uhkeid auhindasid, et mis laulu sa teed ja kus sa laulad? Ma laulan Aruküla kooris, see on siis lastekoor ja seal on mul üks tore õpetaja, kes siis topib mind ka võistlustesse ja siis tulemused on siiani head olnud. Nii et sa oled väga mitmekülgne tüdruk ja nüüd proovid kätt veel modellinduses. Jah. On see võimalik, et me oleme näiteks sind kusagil juba esinemas näinud? Tallinnas ei ole, ma arvan. Aga siin Raasiku vallas on küll mitmeid üritusi olnud. Sa oled 15-aastane, sul on koolis on kõva koormus ja siis sa tegeled veel umbes 110 miljoni erineva hobi ja spordialaga. Lisaks tõenäoliselt räägid sõbrannadega juttu, loed raamatuid, vaatad aeg-ajalt telekat, eks? Oled internetis? Või jääb üldse selle jaoks aega? Ei jääb ikka, jah. Kes teeb, see jõuab. No aga kust see energia tuleb? Mida sa sööd ja jood, et sul selline energia sees on? Ma ei teagi, lihtsalt peab jõudma. Aga mis sind motiveerib või kelleks sa tahad saada? Ma ei tea. Ma tegelen nii palju asjadega, et ma pole veel nagu kuskile midagi nagu mõelda, et kelleks täpselt tahan. Aga ma arvan, et kui ma selle kõige edasi tegelen, siis hiljem on mul suurem valik. No ütleme, et juhul, kui sind valitakse, kas laulmine ja jooksmine jääb siis see, kus see ja teist? Ei jää, kindlasti ei jää. Peab aega leidma samamoodi nagu kooliga. Kõik peab jõudma. Kristina, meie soovime sulle finaalshowks palju edu ning õnnestumist laval olekul. Nüüd aga peale väikest pausi tutvustame teile, mis meie finaliste ees ootab. Head televaatajad, tere tulemast tagasi vaatama saadet Teler TV. Nüüd, kui oleme kõigi 13 finalistiga tutvust teinud, lähme uurime, mis neid ees ootab. Meie usinamad televaatajad mäletavad, kuidas tegime juttu stilisti Ženja Fokini ning moedisainer Liina Steiniga, kes praegu väga usinasti finaalshowks kostüüme ette valmistavad. Üks üllatus ootab aga finaliste veel ees. Nimelt nende näod peavad valmis olema tugevaks ja eriliseks make-upiks, millega tänapäeval tavainimesi küll ei näe. Läheme külla Meigi ja ilustuudiosse Kokos, kus õed Ojasaared räägivad meile lähemalt, milliseid põnevaid ning üllatavaid meike meie modellihakatised lavalaudadel kandma hakkavad. Praegu me näeme siis soengut, mida sa teed ka meie modelli finalistidele suurel show'l. Et palju see soengu tegemine aega võtab? No kuna modelle on palju, siis ta ei tohiks kaua aega võtta, et me oleme arvestanud, et 10 minutit ühe tüdruku peale. Ja kas sa siin praegu nagu harjutad ka, et võtad aega ja vaatad, et palju umbes aega läheb? No ikka peab harjutama, kuidas muidu saab teada, kuidas aega läheb. Aga kus selline soeng üldse tulnud on? Kas sa ise mõtlesid selle või oled seda kuskilt näinud? See on stilisti nägemus, kes on siis mõelnud välja, kuidas need modellid välja nägema peaks ja meie siis teostame tema nägemust. Kui palju üldse on võimalik teha soenguid inimeste päris juustest ja kui palju sa selliste ulmeliste soengute juures kasutad kunst- ja lisamaterjale? No fantaasiasoengute puhul ütleme niimoodi, et peaaegu alati ikkagi lisavahenditega ja ka moelavade jaoks, kui tahetakse massiivsust ja sellist kõrgustesse ja suuri asju, siis ikkagi tuleb kasutada kahjuks küll lisavahendeid.
Mari, sina ja teie ilustuudio Kokos vastutab siis finaalshow'l uhkete meikide ja modellide kauniste värviliste näolappide eest. Mis siis meid finaalshow's oodata võib? Meik on siis stilist Ženia nägemus, et võiks olla suitsusilm ja elehuul, aga et kõikide modellide otsaesist võiks kaunistada siis midagi värvilist ja midagi põnevat. Ja otsustasime, et teeme siis otsa ette kaleidoskoobi. Et siis teeme sellise värvilise mustri, mis võiks meenutada kaleidoskoopi. Kas kõik kaleidoskoobid tulevad erinevad või täpselt ühe puuga löödud? Kuna modelle on palju ja aega on vähe, siis ma kasutan šablooni, et kõik kujud tulevad ühesugused, aga kõik värvid tulevad erinevad, nii et kõik modellid on ikkast eri värvi. Kui palju sul üldse aega võtab sellise meigi enda peas kokku panemine ja lõpuks siis näolapi valmis tegemine? Tegelikult see eeltöö on ikkagi päris suur, et kui ma tean, et millist meiki on vaja, siis ma võtan selleks päris palju aega, et ma hakkan mõtlema, et mis värve kasutada ja mis maalingut sinna teha, et ma ei oska seda neid ajaliselt öelda, aga ma ikkagi tegelen selle meigiga päris palju oma peas. Aga pärast, kui on aega teha sellist ilusat meiki, siis ikkagi 1,5 tundi ma võiksin rahulikult maalida seda. Kui on niisugune kiire tempo on taga, nagu meil on laupäeval, 10 minutit umbes modellile, et siis me ikkagi peame niimoodi tulistama, nagu pintslid ainult töötavad. Sa ennist ütlesid, et sa kasutad iga tüdruku puhul erinevat värvi, et mille puhul sa siis seda valid, et kas vaatad tüdruku silmavärvi või? Muidu üldjuhul jah, et kui ma ikkagi seda meiki teen, et ma võin küll juba oma peas välja mõelda, mida ma tegema hakkan, aga see tüdruk või see modell, kes mul ees on, see annab ikkagi selle põhiinspiratsiooni, et selle lõpptulemuse, et vahest on isegi mul nii, et mul on mõte juba peas olemas, mida ma teen, aga tuleb tüdruk ja tema see nägu ja olemus ei vasta sellele ideele ja siis ma muudan lihtsalt koha peal selle kõik ära, et ikkagi vastavalt modellile. Sina oled juba kogenud modell. Mida sina mõtled, kui sa lava peal kõnnid? Eelkõige ma püüan särada, olla enesekindel ja võimalikult hästi näidata riideid. Mida sina soovitad meie finalistidele, kes suvemodell 2009 konkursil üles astuvad? Ma arvan täpselt sama, et nad oleksid säravad lava peal, enesekindlad, julged, lõbusad. Et sellest peaks piisama. Anna, mina mäletan seda, et kui mina kunagi omal ajal esimest korda lavale läksin, siis kõige suurem šokk oli see, et prosed olid nii tugevad ja ma ei näinud, kus lava lõppes ja teine probleem oli alati kätega, et mida teha kätega, mis on sinu soovitused? Kindlasti tuleks olla proovija ja hästi tähelepanelik ja meelde jätta võimalikult palju asju, mille järgi sa liigud ja see peaks olema kasulik. Kas tasub ka kodus harjutada, näiteks kõndimist või vaatad ennast peeglist? Kindlasti. Olen teinud seda ka ise. Nüüd tuginedes enda varasemale väga suurele kogemusele, siis mis on nagu need sõnad, mis sa kaasa annaksid tüdrukutele, enne kui sa sealt lava tagant kardinate vahelt nad lavale lükkad? No tegelikult on see, et nagu Mari ennem ütles, et jäägi see endaks, särage kindlasti ja tehke midagi, millega te jääte meelde inimestele. Selleks võib olla superilus naeratus, kui sul see on olemas või mis iganes. Kelmikas silmapilgutus. No, midagi sul peab olema, millega sa jääd meelde žüriile, mis on sinu eripära. Ja tihti lugu on see, et noored tüdrukud arvavad, et nad ei näe super head välja või nad põevad iseennast, aga kuidagi nad võiksid selle enesekindluse saada, et nad on ilusad ja nautige iseennast seal laval. Anna 3 nippi, kuidas laval jääda iseendaks ja kuidas laval säilitada enesekindlus? No tuleb enne lavale minekut teha selgeks, et sa oled ilus, sa tuled ise ennast näitama ja suutage ennast maha rahustada ja mõelda just selle peale, et kuigi sa võib-olla mõtled, et appi, et mis ma seal laval teen, aga iga tavaline inimene kardaks ka, et me oleme kõik nagu ühest pundist, eks, et ära karda, mine lihtsalt ole ja püüa nagu rahulikuks jääda. Et vahet ei ole, et üks on lihtsalt lava peal ja teine on lava ees ja kolmas
on ukse taga kusagil, et me kõik oleme ühes samas paadis tegelikult. Täpselt. Head televaatajad, just nüüd on õige aeg tuua teieni veel kord meie modellikonkurssi finalistid.